Tere kõigile, armas EKNK pere, ma tervitan teid sellel töötegijate päeval ja täna me räägime paljundamise mandaadist ja ma jagan täpsemalt siis evangeeliumi paljundamisest. Ja ma usun, et paljundamise mandaat on minule ja sulle antud Jumala käest ja me näeme seda esimese Moosese raamatust kohe algusest, kuidas see on üks kuningriigi põhimõte, kus esimese Moosese 1.22 Jumal ütleb, olge viljakad ja teid saagu palju. Nii et Jumal tahab meid paljundada. Jumal ütles Abrahamile, esimene Moosese 22, ma õnnistan sind tõesti ja ma teen su soo väga paljuks, nagu tähti taevas, nagu liiva mere ääres. Seda on väga palju. Jumal räägib paljunemisest kogu Piibli ulatuses. Jeesuse tähendamissõnast me näeme külvaja lugu Markuse 4.20. Seal külvati seemet mulda ja osad, kes sõna kuulevad, võtavad omaks ja nemad siis kannavad vilja 30, 60 ja 100-kordselt. Vau! Paljunemine üle terve Piibli. Ja vaadakem Paulust, tal oli tema koguduse rajamise strateegia kulmineerus Aasiasse peale neid missionereisi. Pangem tähele, mis seal Aasias 2 aasta jooksul toimus. Loeme siis Apostlite 19.10. Kõik, kes Aasias elasid, nii juudid kui kreeklased, said kuulda issanda sõna. Kas sa panid tähele sõna kõik, kes Aasias elasid, said kuulda issanda sõna? See oli vägev paljunemine, et kõik mingi piirkonna inimesed said 2 aasta jooksul kuulda issanda sõna. See on tohutu võimas paljunemise põhimõte ja tegelikult Paulus jättis ka selle paljunemise ja juhtide arendamise mudeli oma usupojale Timoteosele ja ütles nõnda, mida sa minult oled saanud, kuulnud, paljude tunnistajate kuuldes, see anna ustavate inimeste hoolde, kes edaspidi sobivad õpetama teisi, ütleb 2. Timoteose 2.22. Niisiis, tegelikult see paljundamine ei ole pragmaatiline inimeste poolt välja mõeldud asi, vaid see on tegelikult väga piibellik lähenemine ja paljundamise mandaat on antud igale ühele meile, minule ja sinule. Aga ma usun, üks oluline algus on muuta oma mõtteviisi, saada aru paljunemise mõtteviisist. Selleks, et evangeelium sinu läbi paljuneks. Me räägime evangeeliumi paljundamisest ja ma ei mõtle just sellest, et sa evangeeliumi teed rohkem ise kuulutad, aga paljundad seda, siis sa peaksid panustama seda teistesse inimestesse, siis sinu kui kuulutaja töö on laiem ja kui sinu enda töö. Kord tehti eakate inimeste seas üks uurimus. Ja sellest küsitleti nende käest, et kui sul oleks selline võimalus elu uuesti otsast peale alustada, mida sa teeksid teistmoodi? Vastuseid olid mitmeid, kuid üks vastus jäi kõlama teiste kõrval. Nad väljendasid enamasti kõik niimoodi. Uue algamise võimaluse korral teeksime rohkem neid asju, mis jäävad ka pärast meid püsima. Vau! Võimas, kas pole mitte nii? Sa võiksid küsida endalt, mis jääks ka pärast mind püsima? Paljundamise mõte ongi see, et sa paned midagi teistesse, et see jääb püsima ja kandub edasi, mitte ei lähe hauda koos sinuga. Sinu juhtimise test seisneb selles, mis toimub siis, kui sind koha peal ei ole, mitte see, mis toimub sinu kohaloleku ajal. Lõpuks me kõik peame siit ilmast lahkuma. Mina ei jää siia, sina ei jää siia. Aga järgi jääb see, mida sina ja mina oleme teistesse panustanud. Kas sa panustad juba teistesse? Kas sa paljundad evangeeliumi teistesse? Tead, see probleem on see, et ise teha tööd on palju lihtsam. Aga tegelikult see ja samal ajal paljundada teistesse on raskem. Aga samal ajal see ise tegemine on lühiajaline perspektiiv. See on lühiajaline ja see ei kesta kauem, see ei kesta põlvkondi, see ei kesta aastakümneid. Nii et mina julgustan sind pikaajalise mõtlemismudeli omaks võtma. Kui sa maksad hinda alguses, siis on tulu suur pärastpoole. Amen! Maksa hinda alguses. Mõtle paljunemise peale. Vaata, kes on need inimesed, kellesse sa saad panustada. See hind on suur nendesse panustada, aga see pärand, mida sa panustad, elab kauem. See on paljunemise võti ja kuld.
Paljundamise puhul on oluline teada, et see ei tähenda, et sa pead olema nendest parem. Õppige koos, kasvage koos. Kristuse eesmärk polnud ka kõike ise ära teha, vaid tema eesmärk oli treenida 12 jüngrit. Sa võid öelda, et Kristus kuulutas evangeeliumi rahva hulkadele, aga tegelikult Kristuse evangeelium oli 12 jüngrit, sest ta teadis, et kui tema elu on läbi, siis 12 jüngrit viivad evangeeliumi edasi. See ongi evangeeliumi paljundamine. Sa paljundad, sa panustad nendesse jüngritesse, et nemad viivad selle edasi. Kes on need inimesed, keda sa treenid välja, et evangeeliumi edasi viia? See on täna küsimus minu ja sinu jaoks. Jeesus palvetab Johannese 17:20 ülempreestrikus palves. Ütleb nõnda, aga ma ei palu üksnes nende oma jüngrite eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma. Nii et Jeesus juba palub nende teiste eest ja nende teiste ja teiste ja teiste jüngrite eest. Ta juba vaimusilmas näeb paljunemist. Kes on need inimesed, kelle järgi saaks rahvas käia ja Kristuse kuulutust edasi anda? Sinu tõeline mõju on mõõdetav just nende inimeste läbi, kellesse sina paljundad. Amen. Amen. Ja ma usun, paljundamine on täna olulisem kui kunagi varem. Aga nüüd lähme evangeeliumi paljundamise juurde. Kuidas siis paljundada evangeeliumi? Ja jällegi, ma kordan üle, nagu ma enne ütlesin, evangeeliumi paljundamine ei ole, et ma teen kuulutust rohkem, et ma kuulutan rohkem Facebookis ja töö juures täna. Hei, evangeeliumi paljundamine on see, et ma paljundan evangeeliumi kuulutajaid. Ehk siis need teisi aktiveerin, kes võiks ka kuulutada. Treenin neid välja. Nii et see on evangeeliumi paljundamine. Ma tahaksin täna julgustada 4 punktiga, mis ma olen leidnud, avastanud, mis aitavad evangeeliumi paljundada. Kui sa oled valmis, kui sul on pliiats ja paber või märkmik või telefon, siis võta mõned märkmed ülesse ja vaatame, mis sulle külge võib hakata siit. Ma usun ja loodan, et Jumal tõesti innustab sind ja kõnetab sind ja evangeelium hakkab sinu läbi paljunema võimsalt. Esiteks, esimene punkt, sa vajad ja su kogudus ja meeskond vajab tugevat veendumist evangelismi vajadusest. Sul peab olema tugev veendumus evangelismi vajadusest. Kui see ei ole sinu jaoks oluline, kui see ei ole koguduse jaoks oluline, siis te lihtsalt ei tee seda. Siis te ei paljunda seda, te ei praktiseerida seda, te ei ületa hirme, te ei tee mingeid asju. Niisiis see veendumus peab olema suur, see peab olema tugev. Muidu see lihtsalt jääb kuhugi unarusse. Ma tahaks jagada mõned punktid sellest täna. Võib-olla sa küsid, et võib-olla evangeeliumi kuulutamine ei olegi nii vajalik, aga ma tahaks mõned punktid jagada, miks on evangeeliumi jagamine üldse vajalik. Sest see on vundament. Kui me usume, et see on vajalik, siis me saame ka rääkida paljunemisest. Et kui ma ise ei usu, et ma peaks seda tegema, kuidas mu jüngrid siis usuvad seda. Nii et ma usun, et see on üks vundament ja pane tähele mõned punktid, ma tahan sind julgustada sellega, miks on evangeeliumi kuulutamine vajalik. Esiteks, selle järgi on tohutu vajadus. Eesti rahva usklikkus on nii väike, erinevate hinnangutel on usklikke 1–2% uuesti sündinud kristlasi. Ja koolis ei räägita sellest. Meedias ei õpetada sellest, töö juures ei räägita sellest. Kui kuskil seda ei räägita, ei õpeta, usuteemasid ei kasvatata, siis mina ja sina oleme need, kes peaksime seda tegema. Teiseks, see on igavene investeering. Paned sa tähele, et evangeelium on igavene investeering. Sa võid investeerida kinnisvarasse või aktsiatesse või kulda osta, erinevaid asju sa võid investeerida, aga pane see tähele, evangeelium on igavene investeering. Kinnisvara kukub kokku, kuld võib kaotada väärtust, aktsiad, firmad kaovad, aga evangeelium püsib. See on igavene. Kui keegi saab päästetud, see jääb igavesti püsima. Kui imeline on tegelikult panustada evangeeliumi kuulutusse. Ja Jeesus õpetas meile investeerima kohtadesse, kus maapealne majanduslangus, inflatsioon, vargus või kulumine ei või su varale iial liiga teha.
Vau! Ta ise ütles Mattuse 6:20. Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ja rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta. Koguge oma aardeid taevasse. Kuulutame evangeeliumi, paljundame seda evangeeliumi. See on aare taevas, sest evangeeliumi läbi inimesed saavad igavese elu. Need on tähtsad. See oli teine põhjus. Kolmas põhjus, suurim rõõm. Suurim rõõm. Austraaliast on pärit üks jäsemeteta sündinud jumalamees ja motivatsiooni kõneleja Nick Vujicic. Ja tema on öelnud nõnda, mida suurem on võitlus, seda hiilgavam on triumf. Ja ta on mõistnud rõõmu, mis tuleb läbides ebamugavust. Ja ma ei unusta kunagi seda rõõmu, mis mu hinge täitis, kui me olime siis tänavaaktsioonis, kuulutasime evangeeliumi Harju tänaval Tallinnas ja me juhtisime ühe vene keelt kõneleva noormehe Jeesuse juurde ja too päev oli meie sisemine võitlus suur, hirmudega võitlemine oli suur ja ma mõtlesin oma peas, kas üldse keegi täna tuleb tänavatel kuulutama, äkki keegi täna ei tule ja kartsin ja mul olid kahtlused, et kas ma ikka ise üldse peaksin minema, äkki ma peaks koju jääma, täna vist ei ole mõtet minna kuulutama ja kõik see kahtlused, hirmud ja nende ületamine tegelikult tõi hiilgava triumfi ja see noormees seal tänaval sai päästetud. See oli nii vägev ja tead, mis südant täitis tohutu rõõm, mida Jumal tegi. See rõõm oli kirjeldamatu. Me näod olid kõrvuli. Me läksime tagasi Vabaduse väljakule, sealt, kus me kuulutama hakkasime selle pundiga. Me lendasime, hõljusime, me kargasime, me olime rõõmsad, sest Jumal tegi midagi võimast. Evangeeliumi paljunemine tekitas rõõmu. Ma võin vaid ette kujutada, kui palju suuremat rõõmu tundsid need Jeesuse läkitatud 72 jüngrid, kes pöördusid Luuka 10:17, kes pöördusid rõõmuga tagasi ja ütlesid, issand, kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime mõjul. Miks sa peaksid ennast eemale hoidma suurimast rõõmust, kui sa näed läbi evangeeliumi kuulutamise, mida Jumal saab teha? See rõõm on nii hea, see on nii vajalik. Neljandaks, kõigi kutsumine. Kõigi kutsumine. Üks mõtlemisviis on, et tunnistamine pole mulle, vaid ainult evangelistile või tõelisele vaimulikele. Ja tegelikult algkogudus juba sai aru, et tunnistamine ja evangeelium kuulutamine pole ainult evangelistile ja vaimulikele, vaid kõigile. Algkogudus uskus seda ja kui me vaatame rahva hulka, kes siis peale püha vaimu väljavalamist kuulutas Jumala kuningriiki, siis nende inimeste seas ei olnud üldse nii-öelda ordineeritud vaimulikke või selliseid suuri papisid. Nad olid tavalised usklikud, nad olid lihtsad amatöörid. Ja Peetrus kutsus oma kirjas üles olla alati valmis, 1. Peetruse 3:15, olla alati valmis kostma igale ühele tunnistama, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. Niisiis, igaüks tegelikult, see on meie igaühe ülesanne, kõigi kutsumine olla tunnistaja, kui meilt palutakse aru, räägi ja tunnistada ka siis, kui sul on võimalus rääkida. Selles ma usun, et selles on võti, et igaüks tunneb selle ülesande endas ära. Järgmiseks ärkamise võti. Kui me vaatame metodiste ärkamist ja John Wesley aegset Jumala vaimu liikumist, siis see metodistlik ärkamine sai alles hoo sisse alles siis, kui Wesley hakkas evangeeliumi kuulutamisel kasutama lihtsaid usklikke, tavalisi usklikke. Wesley väitis, et saatuslik viga on jätta evangeeliumi kuulutamine üksnes nii-öelda vaimuliku hooleks. Ja selleks oli kirikus liiga vähe vaimulikke ja paljud neist olid liiga paindumatud oma vaadetes. Ja neid evangeeliumi töölisi pole just kui palju
tegutsemas. Jeesus ütles ka, et lõikust on palju, aga töötegijaid on vähe, Luuka 10:12. Ja siis ta ütles samas salmis, et palume siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijaid välja lõikusele, sest mida rohkem on evangeeliumi kuulutamise töölisi põllul, seda suurem on Kristuse mõju ühiskonnas. Aamen. Aamen. See on ärkamise võti. Ja metodisti rajaja John Wesley teadis samuti, et tavalised lihtsad usklikud, mina ja sina, mida rohkem meie tegutseme, mida rohkem meie oleme aktiivsed, seda rohkem evangeelium paljuneb. See ei ole ainult ordineeritud, palgatud pastorite, evangelistide ülesanne, see on meie kõigi ülesanne. See on oluline, et sa mõtleksid nii, see on oluline, et sa saad sellest aru, sest siis see paljuneb edasi. Meie oleme maailma valgus. Kristus annab oma järgijatele põhjapaneva hinnangu nende identiteedist. Mattuse 5:14 ütleb nõnda. Teie olete maailma valgus, ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Niisiis, igaüks, kes peab ennast Kristuse järgijaks, saab sama identiteedi, olla maailma valgus. See sai alguse meie otsusest, et ma otsustasin teda järgida ja kanda tema valgust kõikjale pimedusse. Oma usust häbenemine ja selle varjamine, see läheb meie identiteediga vastuollu. Ja Jeesus tõi selle vastuolu kohta põhjapaneva võrdpildi Mattuse 5:15. Ega süüdata lampi ja panna see vaka alla, vaid lamp pannakse lambi alale, nii et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Meil on kalduvus varjata seda ja häbeneda, aga tegelikult Jeesus ütles, et lamp peab olema lambi alal, eks ole. Seda ei panda vaka alla, see peab paistma valgust. 2019 aastal me läksime Austriasse Awakening Europe'i konverentsile ja ühel pärastlõunal läksime siis Viini kesklinna kuulutama ja me panime tähele, et seal oli, kesklinnas oli siis mingi pidu ja seal oli homoparaad ja igasugused asjad olid seal ja seal oli palju pimedust, et inimesed riietusid naljakalt, jõid, olid alkoholi täis ja siis me olime väikse grupiga, mõtlesime, et okei, et sinna ma küll ei lähe, et me läheme nüüd leiame kuskilt tavainimesi tänavatelt ja räägime neile Jumalast. Ja siis korraga torkas mulle mõte, et meie oleme maailma valgus, seal on pimedus. Miks me sinna ei lähe? Valgus peabki kõige pimedamasse kohta minema. Ja siis me tegime südames tiimiga otsuse, läheme sinna, läksime väravatest läbi, sinna peo keskele, möllu keskele ja palvetasime terve aeg keeltes. Jumal, halasta meid, juhata meid ja siis lõpuks meil oli umbes 5 inimesega saime kontakti, umbes 3 inimesega saime palvetada, nad olid avatud, nad võtsid palve vastu, nad kuulsid evangeeliumi, nad olid väga tänulikud ja me olime ise nii põnevel, vau, kui äge on viia valgust pimedusse. Kui põnev see oli. Ja tegelikult peale seda sündis ja tärkas idee hakata regulaarselt käima kodus siin Tallinnas tänavatel just nendel aegadel, kus valitseb palju pimedust, viies eksinud inimestele Kristuse armastuse valgust. Sina oled maailma valgus. Sa peaksid olema pimedas ja kui sa oled pimedas, tõsta oma lambi alale, et su valgus paistaks. Ära karda, Jeesus on sinuga ja kui sa kardad, palveta, siis ta toetab sind. Aamen. Ja viimaks Jeesuse käsk. Jeesuse käsk oli mitte Jeesuse missiooni soovitus, vaid see oli missiooni käsk. Minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa, poja ja püha vaimu nimesse. Mattuse 28:19. Niisiis, evangeliseerimise olulisus on sinu ja sinu jüngrite jaoks kõige alus. Sa pead teadma, miks see on oluline ja see hoiab sind tegutsemas. Kui sa ületad raskusi ja takistusi teel, siis sa pead teadma, miks evangeliseerida, miks see on oluline. Sest raskused tulevad, motivatsioon kaob ära, aga kui su veendumus on tugev, siis see hoiab sind ja sinu tiimi, meeskonda ja jüngreid liikumas edasi. Nii et ma annaks sulle ülesande õpeta oma kogudust või oma meeskonda evangelismi vajadustest regulaarselt. Teiseks, kuidas siis evangeeliumi paljundada? Teiseks, esimene oli kindel veendumus,
evangelismi vajadusest. Teiseks, inspireeri ja innusta neid eeskujuga. Uuringud näitavad, et 90–95% kogu inimese käitumisest õpitakse läbi kellegi teise matkimise. Wow. Niisiis, et tegelikult me mitteverbaalsest teguviisist õpime teistelt ja tegelikult see sõltub ka suhte kvaliteedist, mis on siis õppija ja õpetaja vahel. Mida parem on suhe, seda suurema tõenäosusega see isik järgib oma õpetaja eeskuju. Ja seetõttu on ka lapse vanemad nii mõjukad eeskujud. Ja tegelikult teiste treenimine, selle võti ongi sinu eeskuju. Siin kohal sa võiksid küsida, kui sa tahad teistesse panustada, milline on sinu isikliku evangeeliumi kuulutamise elu. Siinkohal ei loe, milline on sinu elu jutu järgi, vaid milline see tegelikult on, mida sa tegelikult teed. Sest et kui sa räägid evangelismist ja ise seda ei ela, on raske teisi treenida ja innustada. Keegi on öelnud nõnda, et eeskuju pole pelgalt 1 viis treenida, see on ainus 5 treenida. Ja Oswald Sanders on öelnud, et eeskuju on palju võimsam mõjutusvahend kui ettekirjutus. Milline on sinu eeskuju? Kas sa elad seda välja? Jaakobuse 1.22 ütleb, olge sõna tegijad, mitte üksnes kuuljad, pettes ise endid. See, kuidas sa elad, see paljuneb. Nii et ma julgustan sind, hakka ise seda elama, sest see eeskuju, see teine võti, kuidas paljundada evangeeliumi, sa elad seda ise ja see pulbitseb sust välja, sa räägid seda, see paljuneb ja inimesed püüavad selle kinni. Kui sa ela seda, siis seda ei ole, seda eeskuju, siis see ei saa tulla sinu läbi. Aga selle juures on oluline pidevalt arendada ennast. Pidevalt arendada selles valdkonnas, tunnistamise valdkonnas. Keegi tundmatu autor on öelnud, enesearendamine on esimene samm kõige muu arendamiseks. Ma tahan, et mu tiim profeteeriks paremini, ma pean ise paremini profeteerima. Ma tahan, et mu tiim juhiks paremini, ma pean ise paremini juhtima. Ma tahan, et mu tiim evangeliseeriks paremini, ma tahan ise paremini evangeliseerida. Nii et sina vaata oma südames, et sa pidevalt paneksid ennast arengu olukorda, viisi kohta, kus sa kasvad. Sest alles siis, kui me ise kasvame ja laiendame ennast, suudame teisi aidata, laiendada. Mind inspireerivad teised eeskujud. Ma jälgin pidevalt teisi, kuidas nemad elavad ja teevad, mitte ainult ei räägi nendest. Ja Jeesus tegelikult ka ei pannud kellegile mingit koormat, millega ta ise eeskuju ei näidanud ette. Ja Paulus, pange tähele, mida Paulus ütles. 1. Korintlaste 11.1 ütles, võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse. Vau! See oli julge lause, mida Paulus ütles. Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse. See on tohutu võimas tööriist. Minna ise ees, olla teerajaja, teha asju ees ja siis tulevad teised peaaegu iseenesest järgi, sest sinu areng aitab teistel areneda. Sinu areng aitab teistel arendada. Mida enam sa oled valmis maksma hinda, seda enam sa suudad teisi aidata. Nii et mõtle selle peale, eeskuju põhimõtte peale ja ma julgustan sind seda praktiseerima. Ja ma annaks ühe ülesande ka, võta oma koguduses regulaarset aega, et jagada innustavaid tunnistusi koguduses ja tiimi keskel evangeeliumi kuulutamise tulemustest. Me oleme hakanud tunnistama, mingi aeg tunnistasime iga pühapäev, kuidas me oleme evangeeliumi kuulutanud ja mida Jumal on teinud. Ja tead, need tunnistused innustasid tervet kogudust ja tiime ja see on nii suur mõju on just sellepärast, et tunnistus peegeldab inimese eeskuju. See, mida teeb, see eeskuju kandub üle inimestesse. Nii et julgustan tiimides ja meeskonna koosolekutel tunnistage, kuidas on kuulutamine läinud, samal ajal ka koguduses tunnistage nendest. Kolmas viis, kuidas evangeeliumi paljundada. Kolmas viis, kuidas evangeeliumi
paljundada. Koolita neid, kaasa neid praktilisse evangelismi. Evangelism nagu teisedki valdkonnad ei tule inimestel enamasti iseenesest ning seda tuleb õppida. Ja ma usun, et on oluline lugeda raamatuid, kuulata jutlusi, kuid parim viis on õppida inimestelt, kes on sinust seda rohkem teinud ja on oskustes kaugemale jõudnud. Ja võti siin on reaalselt haakida ennast tegevuste keskele, evangeelsete tegevuste keskele, kus sul on võimalik tunnistada ja näha, kuidas teised seda ise teevad. Meil on vaja praktikat, meil on vaja olla reaalselt selle tegevuse keskel. Kui sul on võimalus valida, et kas ma loen 10 raamatut evangelismi kohta või lähen 10 korda kuulutama, vali seda kuulutamist, sest see aitab sind palju rohkem. Kuigi raamatuid on vaja ka lugeda ja kuulata jutluseid, aga vali praktika. 2015 aastal ma hakkasin ennast igale poole evangeelsetele aktsioonidele, outreachidele vedama, et lihtsalt asetada ennast hirmuga silmitsi, et sellest võitu saada. Ma olen seda teinud kodumaal ja teistes riikides, kus on tehtud koolitusi evangelismi koole ja see on aidanud mind. Ja ma mäletan üks koolitus oli Riias ja ma läksin sinna 2 päevaks, aga ma võtsin oma rula kaasa. Ja siis, sest mul oli peas mõte, ma ühel päeval olen rulapargis ja ise sõidan ja ise kuulutan nii-öelda ja teisel päeval lähen koolitusele. Ja see oli vale, sest et see oli mu enda plaan püüda ennast koolitusest välja nagu tulla ja ennast ise kontrollida. Ja ma ei oleks saanud nii hästi treenitud. Niisiis, ma lõpuks sain võitu, ma jätsin rula koju, ma läksin täiesti koolitusele, ma lasin seal ennast treenida, me läksime kuulutama, seal olid inimesed, kes tegid seda väga hästi, 10 inimesi sai tänaval terveks ja päästetud ja mina õppisin sellest nii palju, oleks ma nüüd rula kaasa võtnud ja üksi läinud oma rulaparki. Võib-olla oleks ma hirmu vangi jäänud ja ei oleks mitte midagi kuulutanud. Ja siis ma nägin, et ma vajan kellegiga kaasa minna, kellegi käe all õppida, kes on paremini seda teinud, kes on osavam, kes on kaugemale jõudnud. Siis ma õpin. Üksi pusides, tead, me ei jõua kaugele. Ma pean panema kellegi käe alla, ma pean minema kellegiga kaasa. See aitas mind, sest parim õpetaja on praktika. Amen. Üks isiklik kogemus tänaval näiteks või töökaaslastega või kus iganes pere keskel evangeeliumi kuulutada. Üks isiklik kogemus on rohkem väärt kui 100 evangelismi loengud. Amen. See on rohkem väärt, nii et julgustan, parim õpetaja on praktika. Ma mäletan, kuidas ma võtsin ühe noore mehe kaasa, me läksime tänavale, et kuulutada, võtsin ühe noor mehe kaasa ja siis me läksime ühte noorte kampa ja siis me hakkasime tunnistama ja siis ma ütlesin sellele oma siis nii-öelda jüngrile, ütlesin, et sina nüüd räägi, tunnista neile oma lugu, sina räägi nüüd evangeeliumi. Ja siis ta hakkas rääkima ja ta läks nii põnevile ja siis ta lõpuks palvetas nende eest ja tervendas neid ja igat pidi ja siis ta pärast oli ülivaimustusest, tal ei olnud sellist kogemust enne olnud, et ta on kellegiga läinud tänaval kuulutama ja ta oli nii põnevil, kui hästi see läks, kui põnev see oli, kui lihtne see oli, kui avatud need inimesed oli. Ta oli nii põnevil ja ma mõistsin seda, et inimesed õpivad evangeelismi seda reaalselt ise tehes. Ta peab ise seda proovima. Päris praktika on kõige efektiivsem õppimise meetod. Kui sa lähed kuulutama, võta alati keegi kaasa. Ära mine üksi, võta keegi kaasa. Tema vajab seda kogemust. Ja koos minnes on see efekt ka, et toimub üksteiselt õppimine. Ma läksin ükskord ühe sõbraga koos kuulutama ja ma panin tähele, kuidas tema läheneb inimestele hoopis teistmoodi, nagu mina lähen. Ja pärast seda ma sain anda talle tagasisidet, mida ta tegi hästi, mida ma õppisin talt ja mida siis võiks paremini teha. Nii et koos praktiseerimine annab võimaluse üksteiselt õppida ja koheselt konstruktiivset tagasisidet anda. Nii palju parem on koos minna, nii palju parem on kaasata kedagi ja sellel on laiendatud mõju. Näiteks, kui sa võtad kellegi kaasa ja treenid teda välja, et kuulutada, siis Maxwell ütleb nõnda, kui sa võimestad inimesi, siis sa ei mõjuta ainult neid, vaid mõjutad ka kõiki teisi, keda need inimesed omakorda mõjutavad.
Amen. Ma loodan, et see jõudis kohale. Sa mõjutad ühte inimest, tegelikult sa mõjutad tema sõpru ja tuttavaid ja sugulasi ja töökaaslasi, mõjutad suurt võrgustikku tegelikult. Ja ma olin Saaremaal ühel hilisõhtul noortegrupiga ja läksime tänavatele ja siis mingi tüüp tuli sinna vastu ja läksime talle kuulutama ja siis avasime vestluse ja siis ma ütlesin ühele noorele, kes meie kristlaste noorte kambas oli, sina tunnista nüüd talle evangeeliumi ja siis ta tunnistas talle evangeeliumi, siis see noormees tunnistas talle. Ma olen näinud teda mingi järgmise 3 aasta jooksul, ta on nii tuld täis läinud, et ta on olnud 10 inimeste päästmiste juures ja ma veendusin jällegi, et kui sina mõjutad kedagi saamaks evangeeliumi kuulutajas paremaks, siis sa mõjutad teisi, tema tuttavaid ja see noormees ka oli nii palju rohkem võitnud inimesi Jeesusele ja mõjutanud. Et see paljuneb, kui sina paljundad ühesse või 2 või 3, sul ei pea olema 12 jüngrit, alusta ühest, treeni teda, kuuluta temaga koos, õpeta, koolita teda ja see jõuab palju kaugemale edasi areneda. Amen. Amen. 4. Enne kui ma lähen 4. juurde, ma julgustan sul koguduse tiimiga ja meeskonnaga, annaks ühe ülesande. Anna oma meeskonnale evangelismi teemalisi raamatuid, videosid, kursusid ette ning alustage regulaarse kuulutustööga. Jah, on oluline kursused ja loengud ja raamatud läbi käia, aga reaalselt julgustan teid, alustage kuulutustööga, kus sa saad treenida inimesi, proovile panna inimesi, hirme ületada ja nad saavad teha seda. Lihtsalt kui sa ütled mine, siis see ei sobi, aga mine ise ja võta kaasa. Ja siis see hakkab tööle. Aga 4. viis ja viimane viis, kuidas evangeeliumi paljundada, on see hoia neid oma tiimi, meeskonda, oma jüngreid aktiivsena ja tulisena, aruandluse ja julgustuse läbi. Evangeeliumi kuulutamise tuli võib kustuda ja meie innukus võib kaduda, aga mina ja sina vajame pidevalt meeldetuletust ja julgustust. Sina juhina saad hoida inimesi aktiivsena ja tuua seda teemat pidevalt uuesti lauale. Näiteks meeskonna koosolekutel, kuidas läheb evangeeliumi kuulutamine või kodugruppides, kuidas on kellelgi tunnistamine läinud või üks-ühele mentorkohtumistel. Saad kellegi kokku, kuidas sul läheb, kuidas sul Jumalaga läheb, kuidas sul kuulutamine läheb. Sa saad hoida seda teemat aktiivsena ja kogu aeg küsida ja rääkida sellest üle. See on vajalik. See on tohutult oluline, et see tuli ei kustuks, sest see, mis ma olen reaalselt ise kogenud pidevalt, et see tuli tahab ära kustuda, see hoog tahab alla minna, hirm tahab tulla, mugavus tahab tulla, eluarmastus ja asjad tahavad tulla vahele ja tuli ja kirg, innukus kuulutada, rääkida Jeesusest kustub. Ma vajan, et keegi küsiks minu käest, Ivo, kuidas sul on läinud? Jumala, kuidas sa oled tunnistaja olnud sel nädal? Ma ei olegi tunnistanud sel nädalal. Ja ma vajan, et keegi küsiks minu käest ja sina saad küsida oma meeskonna käest, kuidas sul on läinud isiklik evangelism. Jaga oma rõõme, jaga oma raskusi tunnistamises. Sest 1. Thessalonika 5.11 julgustab meid. Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi. Me vajame julgustada üksteist, et evangeeliumi tuli minus ja sinus ei kustuks. Ja siin kohal ma julgustan ka olla tundlik, sest see peaks olema inimese seesmine tahe kuulutada, mitte sundlus ega hukkamõistu läbi survestamine. See peaks olema niisugune eluterve challenge või niisugune väljukutse seda esitada. Ma mäletan, kuidas Elevation kogudus sai alguse aastaid tagasi, siis Stephen Furtick ütles oma meeskonnale, rajamismeeskonnale, kuna neil oli lihtsalt ei läinud see asi hästi käima, ütles, et nüüd järgmine pühapäev, kui sina meeskonna liikmena ei võta 5 inimest kaasa kirikusse, siis parem ära tule ise üldsegi. Ja ma mõtlesin, wow, mida challenge nagu. Ja see oli karm, aga ma julgustan, sina oled tundlik oma meeskonnaga. Ära sellist challenge'it võib-olla pane, aga tunne ära,
millist challenge'it anda, millist väljakutset anda oma meeskonnale, oma tiimile, et pidevalt hoida evangeeliumi tuli sees ja ka samas tundlik olla, et mitte vajutada süütunde peale, sest me oleme vaba süütundest. Ma olen selle süütunde all olnud ja ma lõpetan sellega, ma jagan selle oma loo siia. Mingil hetkel ma leidsin, et ma olin käsumeelsuses ja süütunde lõksus ja otsustasin, ma tegelikult ma ei saa evangelismiga tegeleda sest mul on vaja tulla välja käsumeelsusest. Ma mõistsin, mida Paulus ütles Rooma 6:14, kui ta ütles, sest patt ei valitse enam teie üle, kuna te ei ole seaduse, vaid armu all. See armu all olemise tähendus on see, et isegi kui ma ei kuuluta evangeeliumi, ma olen armastatud ja vastu võetud. Jumal armastab sind, isegi kui sa ei kuuluta. Ja arm ütleb seda, et ma tahan kuulutada, aga ma ei pea seda tegema. Sest kui ma ei tee, siis Jumal ei mõista mind hukka. See on Jumala arm. Ma tahan seda tegema, aga ma ei pea. Pea on käsk, see on Vana Testament, see on käsuseadus. Aga Rooma 8:1 julgustab, nüüd ei ole enam mingit hukkamõistu neile, kes on Jeesus Kristuses. Keegi ei mõista sind hukka. Jumal ei käse ja ei süüdista ja ei tee sind halvaks kristlaseks. Ta armastab sind sellegi poolest. Ja ma mõistsin, et see süütunne ja süüdistus, et ma pole piisavalt hea kristlane, see tuli hoopis hingevaenlase käest. Vaenlane süüdistas mind. Aga ometi esimene Peetruse 5:8 ütleb, olge kained, valvake. Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu möörgav lõvi, otsides, keda neelata. Ma hakkasin tegelikult mõtlema, et tegelikult Jeesus on kõige ligitõmbavam isik. Miks mina peaksin olema eemale peletav ja kuidagi mitte töötavate meetoditega inimesi siis nagu terroriseerima. Sest evangeelne vestlus peaks olema ju põnev, huvi tekitav, üllatav, sest Jeesus oli selline. Jeesus oli tohutult atraktiivne isik ja meie oleme kutsutud olema tema replikad, tema poolt jäljendatud siuksed nagu järgijad, eks ole. Me peaksime samamoodi olema põnevad, üllatust tekitavad ja ma mõistsin midagi uut ja värsket. Ma hakkasin tervenema. Ma kuulsin õpetust evangeeliumi kohta, nägin teisi tunnistamas, mõistsin seda vajalikkust enda jaoks, avastasin kuulutamise takistused nagu hirmud ja mugavus, hakkasin neid ületama ja jõudsin vaikselt sellesse kohta, kus mulle hakkas evangeeliumi kuulutamine meeldima. Ma nautisin neid vestlusi, need olid põnevad, need olid huvi tekitavad, kõik see hakkas tööle ja see läks käima minu sees. Ja see oli nii põnev ja Jumala abiga, läbi palve, Jumala armu läbi olen ma kasvanud ja nüüd täna olen saanud õitseda hingede võitmise elustiilis mitmeid aastaid, kuulutanud erinevates keskkondades, lennukites, bussides, tänavatel, pereringis, näinud mitmeid inimesi päästetud saamas, kodudes, töökohtades ja nii edasi ja vanglates. Jumala armu läbi ma olen saanud süütundest ja valedest vabaks ja sina pead ka saama. Sina ei saa ka minna süütunde, kohustusetunde, valede vangi, sest hingevaenlane tahab kustutada evangeeliumi tule ära erinevate meetoditega. Mugavus, elu armastus, hirmud, süütunne ja kohusetunne või mingid valed asjad. Aga Jeesuse Kristuse nimel ole vaba saatana valedest, sest Kristus on kutsunud sind õitsema ja viljakas olema evangeeliumi kuulutamises ja paljundama seda oma järgijatesse, oma meeskonda, oma jüngritesse, et nemad teeksid seda sama. See on sinu kutsumine ja tead, ma olen näinud palju evangeeliumi paljunemas üle Eesti. Evangeelium on paljunenud. Paljudes kohtades on hakatud kuulutama ja ma usun, et ma näen evangeeliumi paljunemist ka läbi sinu. Amen. Ma jätaksin sulle ülesande selle 4. punkti juurde. Julgusta oma meeskonda iganädalaselt usku jagama. Ja siis tiimikatel, meeskonna koosolekutel jagage tunnistamise väljakutseid üksteisega ja innustavaid lugusid, kuidas kuulutamine on läinud. Amen. Ja see ongi kõik minu poolt täna evangeeliumi paljundamise kohta. Ma usun, et tuleb viljakas grupi arutelu. Ma olen mõned küsimused sinna pannud ja
Jumal, väga õnnistagu sind, sinu meeskonna, sinu linnas, sinu koguduses ja saagu evangeelium ummistama sinu linna ja sinu sõprusringkonna inimeste südameid, sest see on ainus investeering, mis püsib igavesti. Panusta sellesse, investeeri sellesse. Amen. Amen.